sõita edasi Aserbaidžaani. Tuleb väike ümberistumine, 3 tundi peame sinna ootama. Tõusime nüüd Viini kohal lendu ja järgmine peatus on meil siis Baku. Gruusia kohal. Oleme nüüd Aserbaidžaani kohal. Ta on kohalikud põllud need ringi moodi. Ja käib see kasmissüsteem niimoodi ringi ratast. Siin peaks käima. See on maha jäetud. Ema Teresa räägib vene keelt meil siin. Terve reisi meil kaasas olnud. Oleme siis Bakuus. Baku liiklus on jube. Reid võttis otse kesklinna hotelli, mina sinna nagu küll sõita ei kavatse. Pole parkida ega midagi. Lähme metrooga. Jällegi oleme olukorras, kus meil ei ole mobiili, Wi-Fit ei ole ja ei ole ka raha. Ja kuskil keegi ei vaheta ka, pole isegi pangaautomaate siin võtta. Oleks tulnud lennujaamas juba mingi raha välja võtta. Ei saa metrooga sõita. Nägime autoavariid, sellele autole just sõideti sisse sekund tagasi. Mis nüüd saab? See auto on päris sodi, oma vigad pidama ei saanud. Siibil väga viga polegi. Ja meil siin lihtsalt kõnnide kadus ära ja naftapuurtorni gaasileek seal taga. Oleme teel raudteejaama poole ja siin on siuke sürmaastik siis. Väga põnev. Leidsime isegi ühe sularahaautomaadi, aga need ei võtnud meie pangakaarte vastu. Müüvad loteriipileteid hulgi, aga kuskil ei ole ei rahavahetust ega sularahaautomaati. Ja metroos saab ainult sularaha eest sõita. No прямо все. Прямо или налево? Держаться налево, и чтобы прямо ехать. Vaata korra vasakut. Jah. Vaata, kus poolkina. McDonald's, Hyper Bravo. Seda ma otsesin kogu aeg. Поближе подойдем, тогда сфотографируем. Поближе. Вот высокий. Рядом. Еще не настроили. Это старая башня, часовая башня.
тоже интересная дорога, тут улица. Это раньше он назывался Московский проспект, а сейчас он называется Гейдар Алиев проспект. Сейчас еще здесь будет Гейдар Алиева Культурный центр. Ну, едем прямо. Это самое? Meie taksojuht on vana mees ja ta on harjunud sellises liikluses juba 50 aastat sõitma. Tundub täitsa turvaline. Üks neist on meie hotell, mis siit eest paistab nüüd. 28. korruse maja 10. korrusel, kus on ka javaade. Bakuul. Mõtle, kui 50 aastat oled siin liikluses sõitnud, siis tunned ennast isegi koduselt. Et hommikusöök siis Baku Flame Toweri firmas hotellis suhteliselt rikkalik, aga ka rahvast on palju. Hommikusöögi hind on 26 eurot nägu. Päris karm, õnneks ma olen kuldklient Hotels.com'is, nii et ma sain ikka tunduvalt soodsamalt. Lõhet siin ikka ei saa. Lõhet ka nagu ei ole. Ja mul on nüüd allergia, köha ja mis nagu alles oli, et võiks nagu juba üle saada sellest. Uue. Hommik ja täna on ülesandeks minna rahavahetusse, juuksuris apteegis käia ja põlevat mäge vaatamas. Vaatame, kuhu jõuame. Eilne päev oli täitsa katastroof eilnõht. Ja meie hotell on siis parempoolne torn. Võttusin nüüd Aserbaidžaani vaibamuuseumisse. Ei ole ainulaadseid maailmas. Siin on vaipvoodi. See oli see vaibamuuseum siis. Siin on mingi bassein tehtud väga suur. Baku Kaspia mere äärne promenaad siis, mis on üsna kuulus patseerimiseks ja muidu ringi jalutamiseks. Ja jällegi igalt poolt üle linna on näha 3 torni Flame Towers, millest siis parempoolses on meie hotell. Või keskmises? Keskmisel korrusel. Siin kaubanduskeskuses saime raha vahetada ja ostsime kitsepiimajäätist, mis on tõesti suus sulavalt ja... Toeks manka. Ja ei ole üldse kallis. 7-8 senti. Nagu Moskva metroo ehitatud.
nüüd oleme Baku vanalinnas. Kass on trellide taha pandud. Siin on see ajalooline koht filmist Auto, kus Nikulin kukkus, ärkas üles kips. Kohviku ees kutsutakse sisse. Juuri Nikulin. Jah. Vana vene film. Ei, see oli Piraat. Briljant käsi. Valetan ettevaatust, auto briljant käes. Ребят, заходите, посмотрите, пожалуйста, кафе по-моему. Seal me käisime 2 päeva tagasi. Tohib minna või? Oota, kus meil on vaja sinna? Sinna. Sinna hoopis. Jaa. Siis ma oleks pidanud minema. Ühtegi teist teed ei ole vasakule. Aga noh, nii tihe liiklus laske on siin sööda. Seepärast nad siin sööluvad. Ma ei saa. Nüüd siin mulla siin ette trügivad jälle. Neil läheb rada kokku. Ei lase siin tulema siia. Nafta puurimine käis teie suus. Siiski on siin sissepääsupilet kohalikele 2 raha ja turistidele 9 raha. Väga ebaõiglane. Ja kas meil on niimoodi? Kas meil on? Ja meil on ühtlaselt kallis kõigile. Täitsa näha ja... Täitsa juurde saada. Kuskilt lugest nüüd ei saa enam juurde. Uude ja Nartaagia on kohe kaardi peal kirjas, et sõdurid blokeerivad tee. See on siit 174 kilomeetrit. Aga me võime proovida, äkki me sattume sinna veidi. Äkki meil ei blokeeri. Ääres on päris soe ja Hea kohe. siin on ka raha toodud. Siin on ka juuksurisalong muide. Ja uks on nagu lahti ka. On lahti ka või? Jaa, need. Ja ei julge raiska, nii kuule. See läheb liiga sürriks. Igal pool keegi lõikab ja siukest juuksurit ka on, kes on tööta. Siin on jälle juuksur lihakarni kõrval. Aga siin on saba vist.
järgmise e-kursi puhul, aga enne vaata Buda vulkaane, kui aega on. Saame siis lõpuks Bakuust välja. Liiklus oli tõeliselt hullumeelne. Kasiino tihe liiklus. Jah, eriti just vastas seal suunas. Aga noh, eks ta on linnal lähedal veel. Tsementusavood on tsemendised jääs. See on kui suur. Tsemendi tegemine on siis nii keeruline. Kes läheb hulluks? Sõidame nüüd jälle natuke maad tagasi, mingi 5-6 € pilet vaja osta. Looduses ringi jalutada, muuseumit ei huvita tegelikult. Pole ka aega muuseumis käia. No see muuseum oleks väga nii pärast kinni. Manatti maksab siis muuseumipilet. Ja meie tulime siia Aaret otsime tegelikult. Nende joonistuste pärast siis on siia tehtud see. Ei tea veel. Sellele puutub otstarve. Siin on ekraan ja teisel pool on kaamera ja liigub nagu ka. Ja liigub niimoodi. See on nüüd kaamel. Või on plikk. Aga meil on siin geopeidusaare peidus ka kuskil, aga kuidas seda otsida, et valvurid ei kahtlustaks meid. Siis siia on sellised augud tehtud vihmavee kogumiseks, toidu valmistamiseks ja vere ohverdamiseks. Ja 250 kilomeetrit 3,5 sõitu. Ma tasus käia. Kütus on siin odav, 50 senti. Selle kulu pärast väga muretsen. Siin on ka otsas need künkad on lõpupost. Maantee muutus järsku selliseks, seda 100 kilomeetrit küll sõita ei tahaks, teeme sõida vääringi ikka. Nii. Ja siis minu sünnipäeva ööbimispaik.
soojendusega bassein. Ei tea, mis ruum see siin on. Aga noh, elamine on siin. Päris uhke. 4 magamistoaga maja. Üks on siin. Veel üks tualett on siin hoopis. Üks magamistuba on siin. Üks on siin. Ja siin on ka midagi. Nii väike maja, nii suur võib olla. Nii tagasihoidliku hommikusöögilaua siin katsin. Aga nüüd läks meil elekter ära siin. Kole lugu kohe. Et bassein läheb külmaks ja põrand läheb külmaks ja telekas ei mängi ja nii, ma võtan siis oma sõbra Kaenlasse. Kus te lähete nüüd? Ja lähme ujuma. Kas tema on ujuja loom või? Kohe saame teha. Ta tahab ka välja minna, muidu toas kogu aeg külma käes. No tšau siis. Ta on niuke rahulik loom paistab. Tšau. Siis lähme. Okei, siis head ujumist. Mis me tegime valesti selle basseiniga? Uus päev, nüüd vaatame siin. Mis selle linna nimi oli siin? Kabala. Linnas ringi. Koobele. Nüüd on lätlased kutsuvad ja mingi päev me lähme ka Kuubasse. Lähme funikulööriga sõitma siin. On suusakeskus tegelikult. Nii, ja nüüd sõidame siis märke. Ilm läks küll koledaks. Aga kabiini saime endale. See on väga hea. Ja Reet tahtis pärast ATV-ga siin mõned tuurid teha. Siin on mägevaid tõuse ja ma ei olnud vastu. Saa püsti.
Aga siit läheks ju veel nagu edasi, see funikuliör jälle ei tööta. Mägilane sõidab siin mägedes oma niivaga. Kurat vastas 50-aastaseks. Õudne. Nagu meeles ei ole, oli see kole või ei olnud see kole või? Ilus soe bassein on, seal on hea ennast ära uputada. Ilus lõpp. Aga mul on ka mina võin hakata kurvaks jäänud siis. Tahad sa sellest lähemalt rääkida? Võin olla väga kurv siis. Pole mitte midagi enam peale hakata. Nagu Kopli tramm. Ja siin on siuke bassein, kes oskas arvata need. Mis on jah? On siuke söögisaal. Vaatega siis kabalale. Vaatan, kas leian mõne suusataja sealt mäe otsast. Ilm on muidugi kole, et isegi mäge ei erista pilvest. Millegipärast need kohalikud pildistavad mind ka siin juba agaralt. Naine istub selja taga, aga tema pildistab mind hoopis. Jälle väike sünnipäeva tähistamine. jah, Kohaliku traktori alla jäänud kanaga, siin on kombeks enne ahju pistmist kana traktori ratastelt läbi lasta, et ta lame oleks. Siis on hea teda süüa ja kont on ka pehmem. kohalik granaatõuna või? Ja kuna televisioon meile ikkagi Eesti kanaleid näidata ei taha, siis vaatame Ukraina kanaleid. Ja proovime siis kohalikke maiustusi ka. Kohaliku väga rikkaliku maitsega granaatveiniga, granaatõunaveiniga. Sünnipäevalaps siis on õhtul basseinis. On ka vesi soe. Aurab siin. No väga ilusti. Jah. Uus päev ja sõitsime 100 kilomeetrit Seekisse. Fredil on ka mingi imelik haigus kallal. Siin sama jääb siin templis. Palju saab seda raasa. Küsivad turistide käest 5 korda rohkem
muuseumi nii-öelda piletihinda ja filmida ka ei tohi. Väga töötaja oli meil kogu aeg kannul, see muuseumi töötaja. Nii palju kui ma sain, nii palju ma sain. Natuke said või? Ma loodan. Aga ega ma ütlen, et ega sellega midagi erilist ka ei olnud vaadata. Tavalised vitraažid ja joonistused. See maja siis 9 natti ja kohalikele 2. Siin meile kass tehtud. Palju neid. Gewoon wachten ze te wachten. Ja, dat is dat eigenlijk. Je pakt Allah knap geldi. Kaç metre bir şey sevmem. See käsitöökoda jättis parema mulje veel kui see muuseum seal 17 raha eest. Sain siukse tassi. Reditass maksis natuke rohkem, 21 raha või ütleme natuke üle 10 euro. Ja 3D siukene puhkusemaakene. Vot. Et siin on siuke kirik. Küsitakse jälle 5-6 eurot, et seda vaadata seest. Kas seest üldse saabki vaadata? Siukast koletud teed sõitsime selle kiriku juurde ja alla tee parem ei ole. Mingi Kaukaasia albaanlased. Albaania kirik, ma mõtlesin suur ja võimas, aga tegelikult on Nikolis. Then turn right. Kõik on siin munakividest, tee, maja, taiad. Väga õudne. Albaanlased kive armastasid, ei tea. Kirik oli kõige väiksem seal Kirš selle tordi otsas, mis siin on. Tühnenud teed on. Põhivaatamisväärsus. Ja veevoolikud ja kraal täis. Keep right, then turn right. Igale perele tõb oma voolid, mitte ei ole üks suur trass. Kus ta nüüd keerab? Vasakule. Õnneks ta väga ei kihuta, ma võiksin järgi sõita. Naine juhib. Pika seelikuga. Imelik, et see mees siis ei sõida. Mees istus taha. Kõrval ei ole kedagi või? Ei. Naine selle pika seelikuga läks juhikuga. Naisi siin üldse nagu pilt näitab tänaval väga ei liigu, ainult turistid võib-olla ja siis nüüd jääb siia seisma. Et siis naised teevad kodus või autos tööd ja siis mehed siis vahivad ringi lolli näoga. Saab midagi osta ja... Me sõitsime siit mööda. Äkki see teine koht ikka, kus sa jumal nüüd tuleb sees. Vaata, kas sina pool on kohta? No mitte väga. Jah. Nüüd? No ega seda, äkki ta saab mööda või? Saan ma edasi minna või? Ei saa väga. Kindlasti ei saa või? No natuke saad, noh. Saan või? Natuke saad.
Mis siin viga on? Pööran Natuke saad, jah, natuke saad minna. Saan veel? Jaa. Katusega vanaaegsed aidad ja nüüd kohalik küla. Mehed istuvad bussipeatustes, aga nad ei joo midagi, nad lihtsalt Vahivad. Turn right, kõik then turn peatused on left. täis. Paremale on. Isegi keegi autoga väga ei sõida. Turn left, then keep left. Jah, maja on imelik. Aga küla on rahvast täis, tundub nagu maha jäetud, aga mitte just naist ei ole väljas, kõik istuvad kodudes. Keep left, then go straight. Mis sul kõrvas on number? 55482 4, inventari number siis. Käpsed täis. Ja siinpool on see jõgi. In 200 meters, keep left. Siin ees on. Mis siin on või? Hotelli kõrval on meil siukene siis juga. Lähme vaatama. Ja veel suveniirikaubandus käimas. Jõudsimegi tippu. Siin sai kunagi fotot teha. Juua võid võtta preed. Kõik on juba lahkunud. Ilus maastik. Otsime Lauret. Siin jäi mingi pulmaliste seltskond seisma. Ja mingi kaameramees pani põllule siin. Ilmib põllul.
olla, kus on palju käsitöölisi ja parim paik suveniiride ostmiseks Aserbaidžaanis. Terves Aserbaidžaanis. Jah. Siidi ja Satiini ja... Väga mäkiseks on läinud. Aina ulvenuks. Triibulised mäed. Ei on krotturit. Kus tee läheb? Päris karm. Kas see on õige siin minna? Oleme Lahitsi külas mägedesse. Et kes see on? See on võib-olla mingi näitleja või? Eigar Aliyev. Nagu oleks filmis näinud kuskil teda. Kuulus näitleja. Ilus maja, aga kuidagi alumine korrus on välja ehitamata. Ilusad majad siin külas. See näiteks on koolimaja. See väike putka on tegelikult juuksuriputka. Ja siin riigis on ka siuksed nii-öelda magusad need saiakesed müügil või mis nad on, need labassi muud. Ei tea, mis jälle tehti meist pilte. Näitas kõikidele seal uhkustas. Mis seal uhkustada on? Teine tuleb ka tahtma. Ei ole. Bulldozer. Üks tuleb veel.
sammastega silda. Tulevikus tuleb väga uhke kiirtee siia. Aga praegu on see õuduskuubis kõik. Ja ega seda nüüd mõne aastaga ka valmis ei saa seda kõike. Seda tuleb ikka veel 30 aastat. Candy Mountainite juurde. Mehel on valge ja peaks midagi ise tegema. See suur auk. Selline viljatusavine pinnas siis. Päris tõsised savikünkad. Nüüd tuleb kuidagi alla ka saada. Nõlvad on järsud. Mis on nüüd? Panin siit keelumärgi alt läbi. Miilits alt veel. Kurat. See oli see loll koht, kus ei tohtinud ja läbi sõita. Miilits kinni ei pea. Kas sealt tuleb kedagi? Ei. Kaamerat üle. Julmalt miilits alt läbi. Laibala ja autod.
hotell oli meie ööbimise küll tühistanud, aga kohale sõites ikkagi taastati see. Meil on siuke cottage'i maja koos pianiinoga. Arvukalt tube jälle. Ja kuna mul oli 2 päeva tagasi sünnipäev, siis lubati isegi mingi tort tuua lauale. Või kook. Vaatame. Väga super. Jah, karjuvad siin. Hoia praegu seal vastas seda. Miks ma vastas olin? Ma arvan, et nad näevad siis või. Näidake nüüd. Issab, mis Kallele tuli sünnipäeva kook. See on nüüd mulle. See jummas. Näete või? No tšau, tere! Tere! Siuke kook siis. Tikut toodi ka. Hallo! Jaa, kuule küll jah. Oma katlamaja suur kohe hotellil. Seepärast on siin nii palav kogu aeg. Majad on küll tühjad. Seal on üks inimene. Et oleme siis Chabran Wellbeing Resorti hommikusöögilauas. Õnneks on Rootsi laud, väga niukene luksuslik olek. Aga keegi väga ei tülita, kuidas omlett muidu maitseb. Tavaline. No, ei hea ega halb. Nii, ja mina pean nüüd minema kohvi otsima. Sops, uus päev ja Aarte otsing on toonud meid Keidar Alijevi nimelisse parki. Kuuba linnas. Et oleme siis Šahtaak hotellis hommikusöögil ja väga värviline on hommikusöök. Ja kuidas maitse? Ei midagi erilist. Aga seest on värve. Piima sisse kukkus mingi klimp, aga ma ei tea, ma loodan, et lahustub ära. Aga siin on kirsimahla, mida mujal ei ole. Ja tilli pakutakse. Ja tilli pakutakse. Ja meilegi ära vahetada. Hobusega ratsutab üks mees. Kohalik väike rongike. Mis selle hotelli nimi oli? Pilgah Beach Hotel. Pilgah Beach Hotel. Rand kuulub meile ja saame ka spa ja katsuda. park. Ja
hotelli keskel on hiigel suur lillesammas. siin on küll Guinessi rekordite raamatus täitsa ja läheb alla välja. oskamatu sammas. Suvel maksab 280 eurot hotellituba siin ja sina maksid? Ütleme niuke 81. Nüüd siis Kaspia mere ääres. Ajalooline hetk, Reet katsub Kaspia merd. Kui soe. Et Kaspia mere katsumine siis, kuna seda eriti kuskilt ei saa. 2 kohta on Aserbaidžaan ja Turkmenistan. Venemaalt ka saaks tegelikult, jah. Katsite Kaspia Sea. Istanbuli uues lennujaamas, mis on väga suur asutus. Ja ootame lendu Riiga ja siis tagasi Eestisse. Sellega on meie reis läbi.